Ketasleikur ehk et ketasleikuril siis siin taga 2 nuppu, see on siis tooreklapp ehk et vajalik siis mootori külmkäivitamisel. Ehk et tõmmatakse seda välja, kui mootor on käivitunud, siis lükatakse seda uuesti sisse. Siin stopp-lüliti mootori suretamiseks. Kui mootor on välja surnud, siis lüliti liigub algasendisse tagasi. Gaasijoovastik, siin siis gaasijoovastiku lukk, ehk et kui seda ülemist ei ole siis alla vajutatud, siis näete, see gaasianda ei saa, selleks peab käsi ilusti olema siin peal ja nüüd saab siis gaasi vajutada. Siin siis dekompressioonklapp, vajalik siis mootori käivitamiseks, et jõuaks siis mootorit ka käima tõmmata. Bensiinipaaki käib siis segubensiin või siis spetsiaalne 2-taktilise mootori bensiin. Ketasleikuri kettavahetuseks vajalik siis kas saevõti või siis ketasleikuri komplektis olev võti. Kettast kinni hoides siis keerame selle lahti. Ja siis paigaldame uue ketta. Olenevalt kettast võib kettal peal olla ka siis suund, mis pidi ta ringi peab käima. Antud kettal siin seda ei ole, ehk et ei ole vahet, kumba pidi me seda siin paigaldama. Kui aga suund on märgitud noolega, tuleb siis veenduda selles, et see ketas hakkaks siis määratud suunas ringi käima. Nüüd ketta paigaldamisel tagasi. Nüüd ketta paigaldamisel tagasi tuleb jälgida, et ketas läheks ilusti siia selle flantsi peale. Et kui ta sinna ei jää, siis ketas ei jää korralikult kinni ja ketas hakkab viskama ja sellega töövahendiga ei ole võimalik tööd teha. Selle paigaldame siia selle suurde seibi ja nüüd kinnituspalt. Ja nüüd jällegi mõõdukalt pingutame selle poldi ära. Ketasleikuril veoülekanne toimub rihmaga ja rihm jookseb siin sees. Rihma õige pinksus on siis vaadatav siit, et siin on selline metall element, mis siis peab siin olema 2 joone vahel. Kui ta seal on, siis on ta õige pinksusega. Et siin ühel pool on siis vedru, mis siis tegelikult seda rihma kogu aeg õigel pinksusel hoiab. Ja selle, kui on reguleerida vaja, siis on vaja siit kruvikeerajat ja siit siis keerates ühele poole või teisele poole liigub siin siis ka see mutter. Kui ketasleikuriga on lõigatud tolmustes tingimustes, näiteks betooni või mingeid muid kergesti lenduvaid materjale, siis pärast kasutamist tuleks siis ära puhastada õhufilter. Selleks siis on vaja selle torks võtit ja keerata siin peal siis kruvid lahti. Kui see on tehtud, tuleb siit eemaldada ka õhufilter. Kui õhufilter on väga tugevalt määrdunud, tuleb see asendada uuega. Kui ta natukene määrdunud, siis võib piisata sellest, et puhastatakse see siis õues surveõhuga ära. Ja seejärel paigaldatakse filter uuesti siia taha. Jälgides seda, et see filter ilusti oma pesasse tagasi läheb.
siin seda kinnitusmutrit või kruvi ei tasu väga tugevalt kinni keerata, sest et tegu on plastikuga ja ta võib puruneda. Kui see on tehtud, siis paigaldame siia uuesti kaane tagasi. Ketaslõikuri käivitamine. Külmana kõigepealt siis tõmbame välja siit tooreklapi nupu, vajutame siin peal kompressioonklappi. Nüüd paneme ühe jala ilusti siia peale, teisega hoiame siit kinni ja tõmbame nii kaua, kuni siis mootor korraks nagu käivitub.